gaasivalu ka on? Ikka vahest natuke. Oled nii palju juurde võtnud, et kohe sul on lausa raske olla, ma kaldun arvama. Palju muidu nad kuuga umbes võtavad? No ütleme, ei, neid siukseid on ka ikka, kes 2 kilo võtavad. Aga no ütleme 800 kilo, 200, et siiski keskmine. On neid, kes võtavad 500 grammi juurde, väga erinevad, aga siukseid on muidugi vähe. Jah, ei kõrise. Otsid küll silmadega, miks sa seda pead isegi? Pean suurimaks. Pean tarkus käisi. See hakkab igasse mähkmesse. Põhimõtteliselt küll, jah. Aga need gaasivalud nüüd päris igapäevased saatjad teil ei ole või on? Või saab ta hakkama nendega või võtab tilku või mis te teete nendega? Vahest on tilku, aga väga hullud ei ole. Tal ei tule see krooks hästi välja peale söömist, ta tükk aega ootab ja siis tuleb niimoodi. Toiduga niimoodi. Vahel tuleb jah ja vahel ei tule. Kõik ei tule. Kõik ei tule, mul tundub, et mõtke hunnik, ta joob nii palju. Järelikult see, mis välja tuleb, see ongi üle, sest et siin on kilo 900 kaalule juurde, nii et kindlasti ei ole kõik välja tulnud. Ikka enamasti on ikka sisse jäänud. Kui kõik tuleks välja, see võtaks juurde. Nii, kuule, sa... See natuke nohiseb ka, et see nohu endale, aga nüüd on viimast päev. Silm on natuke. Jätta silmi taha ära minna, ma kogu aeg puhastan. Alguses ei olnud, et paari päeva pärast. Ma olen puhastanud keeduveega, aga ta ikka läheb. No järgi, kui nüüd mingi nohuvärk ka tuleb, siis... Aga ainult olete puhastanud mingeid tilku ei ole praegu... Ei ole, ainult keeduveega. Joo, tikku on see euro jälgi. Ja ahsid tuleb näda ka. Jah, kannad sinna. Et see silmapõletik on ka nii ja naa, et mõnel me saame jagu nende rohtudega, aga mõnel ei saa. Ja need, kellel me ei saa, ja ma panen selle alla mu käed on jahedad. Kellel me ei saa, et siis paljudel on ikkagi see pisarakanal nagu umbes. Aga seda on praegu veel raske ütelda, et siin võtsi see paber ära. Natukene laskma ajal ja nii. Soovin nüüd siis ravida seda. See keel, jah. Ma sellest ta ongi keeline. Ta ongi keeline. Üks on see 5 kilo, teine on 3,5 grammi. Kumb see siis kumba? 3,5 grammi. Aga kui õnnes ta pea tõstab ilusti üles, kui ma näen. Enne söötmist panete kõhuli? Ei ole pannud. Võt võiks panna, kui ta nüüd väga näljane ei ole, nii et steeriliselt ei kisa, siis hoidke teda natuke kõhul, et ta veel pressib välja õhku. Kui ta enam seda nii ahnet nimeb, siis ta on tõesti, ta neelib palju alla. Ja siis see ongi nagu põhjus, üks põhjus, mis see kõht pärast hoidjate. Setsika, Setsu, sa ei ole arstitädi, tule ära sealt. Ega ta ilmselt väga ei meeldi kõhuli olla.
all, ma kujutan ette, sest et see kõht on nii suur ja ümmargune. Aga noh, kui ta just väga täis ei ole see kõht, siis... Keerab külili ennast ise nagu, aga tegelikult ta vajub. Nii, selle asjanduse võib selga tagasi panna. Ainult vasak jalg jätke siit välja, sest see süst läheb siia vasakusse siin. Üks tükk, kui palju? 2 kuud. Jäta jalg välja. Jah. Siis su vaata, Tita saab süsti nüüd. Ära mine sinna Titat tõmbama. Ja D-vitamiini siis ta saab, jah, seda on. Mammut on, Tita mammut. Jaa, ei tohi või? Ei tohi küll. Teie nägu ei jää peale. See ei ole nüüd küll, ütleme väga ilus, see on valus siis. Ja selle panete siis siia oma käe, hoiate siis. Et see on valus süst, et kui ma lõpetan, siis võtate kohe sülle, eks ole. See ei ole talle üldse meeldiv protseduur nagu. Veel pastiid, seda mis tehti sünnitusmajas siis. Kõik korras. Näe, et see Tita nutab.